Meil oli eile siin üle tunni aja arutelu selle üle, et kas ja kuidas saaks peaminister tulla Riigikogule rääkima koroonakriisist. Ja me teame, et on tulnud fraktsioonidelt pöördumine Riigikogu juhatusele. Riigikogu juhatus on selle peaministrile edastanud. Mul on küsimus, kas peaminister on vastanud midagi, et on meil võimalik täna targem olla, millal tuleb peaminister rääkima koroonakriisist parlamendile? Aitäh küsimast. Minule teadaolevalt ei ole veel vastust juhatusele laekunud. Aitäh. Härra Reinsalu, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Kõigepealt parlamendi liikmetele nii siin saalis kui teleekraanide taga ilusat vastlapäeva. Ja teine küsimus puudutab nüüd tegelikult seda, mida osutas ka härra Helme, on see, et kui eile Riigikogu esimees ütles, et peaministriga ei ole võimalik olnud kontakti saavutada, kas istungi juhatajal on informatsiooni, et kas on tegelikult peaministriga kontakt saavutatud ja milline on tagasiside selle kontakti pealt? Aitäh, nagu ma ütlesin, peaminister ei ole praegu veel informeerinud Riigikogu, millal ta saab meie ette tulla. Kindlasti on ta meie ees kolmapäeval ehk homme infotunnis. Soovitan kindlasti teil kõigil ette valmistada küsimused. Minule teadaolevalt on infotundi tulemas ka tervise- ja tööminister Tanel Kiik, nii et kõik aktuaalsed teemad saab küsitud. Head kolleegid, ma näen, et küsimusi on palju. Arvestagem ka seda, et meid on täna vaatamas suur hulk diplomaatilist korpust üle veebi ja kes ootavad välispoliitika arutelu, nii et palun oma küsimused siis sellest lähtuvalt ka kiiresti ja konkreetselt ära küsida. Ja kui võimalik, siis võib-olla isegi jätkata seda homme. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ja mul on väga protseduuriline küsimus. Minu mäletamist mööda hästi on parlamentaarne riik ja Riigikogu juhatusel on ikkagi kohustus selle parlamentaarse korra eest seista. Et kui meil peaminister ei tõsta toru parlamendi soovi peale riiki haaravast kriisist rääkida, siis kuidas me selles olukorras parlamendina edasi käitume? Kas meil tõesti on ainus võimalus esitada siis umbusaldusavaldus, et ta peab siia tulema seaduse kohaselt küsimustele vastama, sest et infotund on rutiinne poliitilise debati vorm? Aitäh. Aitäh. Nii nagu ka eile sai siin arutatud, Riigikogu juhatus on edastanud peaministrile Isamaa fraktsiooni kirja ja kindlasti, kui see vastus saabub, siis sellest saab ka adressaat teada. Ja kui on soovi, siis kindlasti ka teised Riigikogu liikmed. Aitäh. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan. Minul on küsimus, et mille järgi otsustab Riigikogu aseesimees, et kas peaminister tuleb siia kõnelema või võib ta rääkida lihtsalt siis sellest COVID-i kriisist meile infotunni formaadis. Et kus selline otsus? Aitäh. Tänan küsimust. Minu soovitus oli lähtuda ka sellest, et peaminister on homme infotunnis ja kasutada ka seda võimalust, et küsida tema käest tervishoiu teemadel. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, tea, et välisdiplomaadid meid kuulavad ja vaatavad ja ma küsin nüüd sinult kui aseesimehelt, et kas peaminister peaks Riigikogu esimehe kõnele vastama või jätab ta selle, kus seda ja teist ja lihtsalt Riigikogu esimees ei ole tema jaoks olemas, kellele vastata. On see nii või? Aitäh küsimuse eest. Ma usun, et nii nagu igaüks meist saab telefoni vastu võttes ise otsustada, kas ja millal ta nuppu vajutab ja kas ta üldse on võimeline näiteks sellel hetkel, kui ta ei ole näiteks muu koosolekuga hõivatud, et siis see on iga inimese, sealhulgas peaministri enda otsus. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Praeguse hetkes on olemas faktiline olukord, et peaminister ei reageeri ei Riigikogu esimehe ega öelda parlamendi kutsele. Küsimus selles praegu, et minul on küll isiklikult jäänud mulje, et peaminister ei arvesta ju absoluutselt parlamendiga. Millised võiksid olla need tegurid, mis suudaksid kummutada minu seisukoha, et peaminister Kaja Kallas ei pea parlamenti mitte millekski? Aitäh. Aitäh. Minule teadaolevalt on peaminister tulemas ka oma infotundi ja ta kindlasti austab parlamenti väga palju, nii et selles mõttes ei ole vaja muretseda. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Jaa, aitäh, et teine võimalus ei plaaninudki, aga ikkagi, nagu ma aru saan, peaminister ei pea isegi 24 tundi
hiljem vastama Riigikogu esimehe kõnele, et lihtsalt helistas keegi külamees või suvaline tüüp. On see normaalne teie meelest? Aitäh, ei ole minu asi olla kellegi suuvooder, et igal inimesel, kes on kõne adressaat, küll tal on siis võimalik ka helistajale ise vastata. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Praegusel hetkel te minu küsimusele vastasite, et peaminister ei tule siia saali sellepärast, et ta tuleb infotundi. Kas see siis tähendab seda ja ikkagi süvendab minu veendumust selles, et peaminister suhtub parlamenti üleolevalt ja ta täidab ainult neid ülesanded, mis on nii-öelda siis seaduses kirjas, ehk siis tal lasub kohustus tulla infotundi. Ikkagi ärge rääkige mulle infotunnist, vastake mulle, millega on võimalik muuta minu arvamust ja enamuse parlamendiliikmete arvamust selles osas, et Kaja Kallas ei suhtu parlamenti üleolevalt. Aitäh. Aitäh. No tundub, et meil on siin erinev seisukoht. Minule teadaolevalt peaminister suhtub parlamenti väga austavalt ja on siin puldis nii infotunni raames kui muude eelnõude raames. Nii et teil on võimalik seda debatti kindlasti nii mitte ainult infotunnis, vaid ka siis, kui peaminister on siin kõnetoolis, temaga jätkata. Aitäh. Mart Helme, palun. Jah, lugupeetud aseesimees. Te ei ole siin praegu Reformierakonna esindaja, te olete siin praegu asespiiker, te olete ametiisik, te esindate parlamenti, te peate lähtuma töö- ja kodukorrast. Mind ärritab muidugi see, kui te hakkate meile sõnu peale lugema, kuidas me võiksime või peaksime oma küsimusi esitama. See pole teie asi, vabandust, aga see pole teie asi. Kui me teeme seda vastavalt kodu- ja töökorrale, siis on see meie asi ja teil ei ole võimalust ega õigust sekkuda ega meile siin isamoodi sõnu peale lugeda. See on minu märkus. Teine märkus on see, eile nägin mingites uudistest, kus Kaja Kallas väga nipsakalt teatas, Riigikogu liikmetel on igal kolmapäeval infotunnis mulle võimalik küsimusi esitada. See ongi tema seisukoht, et tal ei ole kohustust, tal ei ole vajadust, tal ei ole ka mingisugust moraalset kohustust Riigikogule aru anda ja Riigikogu esimehe pöördumisele reageerida. Ja see on ülbus ja seda ülbust tuleb taltsutada. Ja teie kui Riigikogu aseesimees peaksite olema siin Riigikoguga solidaarne, mitte oma erakonnakaaslased peaministriga. Aitäh! Aitäh selle märkuse eest. Kindlasti täiendangi siin Riigikogu juhataja ülesandeid ja teavitan ka teid, mis võimalused on, mitte seda, et mida te peate tegema, vaid meil on võimalus tõepoolest saata fraktsioonidel, ka Riigikogu liikmetel peaministrile ettepanekuid. Need, kuidas nendele vastatakse, on peaministri otsus ja meie võimalus siin Riigikogu liikmetena on küsida peaministrilt igal kolmapäeval infotunnis küsimusi. Aitäh! Paul Puustusmaa üle veebi, aitäh. Suur tänu. Vabandust. Hea juhataja, mina olen ausalt öeldes mõnevõrra häiritud, sellepärast, et meil on praegu teada asjaolu, et 2 päeva ei ole õnnestunud peaministriga ühendust saada. Ja meil on olemas ka info selle kohta, et ta siiski homme tuleb. Kuidas teile see info on laekunud, kui peaministriga pole 2 päeva õnnestunud ühendust? Aitäh. Aitäh veel kord. Me oleme seda teemat juba käsitlenud, aga nii nagu ka Riigikogu esimees eile ütles, Isamaa fraktsiooni palve edastati peaministri büroosse ja küll peaministri büroo sellele ka siis vastuse annab. Nii, härra Reinsalu. Aitäh. Küsimuse asetus ei ole ju mitte selles, et me peaksime arutama praegu siin seda, kas peaminister on info kätte saanud või mitte, kas ta on vastanud või mitte, kas homme on infotund või mitte. Küsimuse asetus on selles, et esiteks, nagu ma oma informatsiooni alusel Riigikogu esimehelt küsisin, et Riigikogu esimehel ei ole vaatamata erinevatele püüdlustele olnud võimalust peaministriga kontakti saavutada ja seetõttu, et selle kontakti võimaldada me ju teatavasti eile lausa võtsime juhataja vaheaja, võttis Riigikogu esimees. Ja teine küsimus, mis minu aspektist on ju keskne sellel teemal, et praegu me oleme kõrgeimas nakatumise siis ühiknäitajas kogu selle koroonaviiruse ajal.
ja parlament peab oluliseks, parlamendiliikmed, võib-olla siin on erinevatel saadikurühmadel erinevad vaated, et parlament saaks ülevaate praegu viiruse leviku olukorrast ja valitsuse kavandatavatest meetmetest. Ei ole olulisemat küsimust Eesti riigis praegu ühiskonna jaoks, rahva jaoks ja riigi jaoks. See on kogu see sõlmküsimus. Ja ma olen veidikene üllatunud, et kui eile oli suhtumine sellesse ka erinevad üle nii-öelda opositsiooni koalitsiooni liini pidi, et tõepoolest parlament on avatud, parlament ootab, siis nüüd on tegelikult tulnud teine retoorika muudatus ka teie sõnavõtu või seisukohtade järgi, et hoopis infotund on see koht, kus käsitleda muude päevakajaliste küsimuste kõrval koroonakriisi või selle epideemia levikut. Minu meelest on just nimelt parlament peab tegelema kõige tähtsamate küsimustega riigis. See ongi parlamendi ülesanne parlamentaarses riigis. Ja mu küsimus selles on, et kas teil on peaministriga Reformierakonda esindava juhatuse liikmena olnud kontakti sellel teemal ja milline on siis peaministri tagasiside teile isiklikult olnud? Härra Reinsalu ja teised kolleegid, juhin teie tähelepanu, et me eile otsustasime, millise töökavaga me sellel nädalal töötame. Me hääletasime päevakorra kinnitamise üle ja me kinnitasime päevakorra, mida mööda me liigume. Sellest tulenevalt siia täiendusi on võimalik teha ainult siis, kui näiteks peaminister annab juhatusele teada, et ta soovib Riigikogu ette tulla ja siis Riigikogu juhatus täiendab päevakorda. Minu soovitus on täna minna päevakorraga edasi ja kui peaminister annab märku, et ta soovib erakorraliselt tulla Riigikogu ette, siis kindlasti Riigikogu juhatus võimaldab selle viivitamata. Siim Pohlak, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, head kolleegid. Hea asespiiker, kas te ikka mõistate, et infotund on piiratud formaat ja minu meelest ei ole siin kohane võrrelda seda eraldi kriisiolukorra arutelu punktiga Riigikogu päevakorras, et selline reformierakondlik arrogants on minu meelest piinlik ja siinkohal peaks Kaja Kallas küll võtma õppust eelmisest koalitsioonist, kus ikkagi ka viiruskriisi tõttu peaminister tuli väga kiiresti parlamendi ette, et tõesti piinlik kuulata seda infotunni võrdlemist siis kriisiolukorra eraldi päevakorrapunktiga. Aitäh. Aitäh selle märkuse eest. Ma saan aru, et see vastust ei eelda praegu. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu jaoks on olukord muret tekitav, et Eesti Vabariigi parlament soovis ühendust saada peaminister Kaja Kallasega. Siiamaani ei ole sellele reageeritud. Mul tekib küsimus, et äkki on temaga midagi juhtunud, kas ta on elus üldse või midagi sellist. Ja kuna teie olete, praegu olete nagu Kaja Kallase kaitseks kõneisik, et kas teil on olnud siis Kaja Kallasega kontakti, sest ma juhin tähelepanu, et teie olete ikkagi praegu Riigikogu puldis ehk aseesimees. Et siin oleks võib-olla vajalik, et me võtaksime kas või 10 minutit vaheaega, et te võtaksite ühendust Kaja Kallasega ja annaksite teada meile, on ta siis kõigepealt punkt 1, kas ta on elus ja teine punkt on see, et millal ta kavatseb parlamendi ette tulla. See on ennekuulmatu, et parlament saadetakse eesti keeles lihtsalt öeldes pikalt. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Riigikogu juhatusele ei ole laekunud informatsiooni, et peaministril oleks mingisuguseid muresid. Peaminister täidab oma töökohuseid. Peeter Ernits, palun. Peeter Ernits, jah. Jah, aitäh. Et kolleeg Reinsalu siin küsis konkreetse küsimuse, et kas sina kui Riigikogu aseesimees isiklikult oled peaministriga suhelnud viimase 20 tunni jooksul või sina ka ei kvalifitseeru selleks, kellega peaminister kelle kõnele peab vastama, et sa ei ole ju Reformierakonna aseesimees, oled ainult juhatuse liige. Aitäh. Aitäh küsimast. Peaministriga ei ole mina isiklikult viimase 20 tunni jooksul, nagu sa küsisid, suhelnud. Aitäh. Kalle Grünthal. Aitäh, aga siis ikkagi tõusetub seesama olukord, millele minu teise küsimusele ettepanekule võtta vaheaeg ja kontrollida ikkagi, mis on siis selle Kaja Kallasega juhtunud, et ta parlamendile ei vasta enam.
äkki ta on teovõimetu või tsiviilosa üldosa seaduse mõttes ja siin oleks vaja kindlasti võtta 10-minutine vaheaeg, kuna te ise ka ütlesite, et ei tea, 24 tunni jooksul pole suhelnud, nii et see olukord tuleb viivitamatult lahendada. Siin on tegemist juba riigi julgeoleku ohuga, kui me ei tea peaministri saatust. Aitäh! Head kolleegid, kutsun teid üles siiski jääma tänase päevakorra juurde ja veel kord, peaminister täidab oma töökohustusi ja ei ole vaja muretseda sellepärast, kas peaminister on saanud ka näiteks Riigikogu liikmete kirjad kätte või mitte. Kindlasti on. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud välisriikide saadikud, kes siin jälgivad. Et nagu me oleme selgelt aru saanud, et peaminister Kallas ei pea vastama sisuliselt riigi asepresidendile, kelleks on Riigikogu esimees. Et kas see on normaalne olukord? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Head kolleegid, ma tõesti veel kord kutsun teid üles minema tänase päevakorra juurde. Need küsimused, mis te esitate, keerlevad ühe sama teema ümber. Peaminister annab Riigikogule kindlasti teada, kui ta tuleb Riigikogu ette. Esimene võimalus minule teadaolevalt on homme infotunnis. Aitäh. Kalle Grünthal. Aitäh. Ma esitan teile konkreetse taotluse. Austatud Riigikogu aseesimees, palun võtke vaheaeg ja kontrollige, milline on Kaja Kallase tervislik seisung ning miks ta ei vasta kõnedele. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg Grünthal. Ma ei pea seda vajalikuks, kuna meil tänane päevakord on kinnitatud. Välisminister ootab siin, välisdiplomaadid ootavad ja ma peame õigeks minna tänase päevakorra juurde. Mart Helme, palun. Jah, aitäh. Ma toetan Kalle Grünthali soovi. Te ütlesite, et peaminister tuleb siis, kui ta soovib. No päris nii need asjad ei saa ikka olla. Ma ikkagi juhiks tähelepanu, meil istub saalis praegu ka endine peaminister Jüri Ratas. Ja Jüri Ratase puhul ma mäletan, missuguse joorupi tõmbas üles Reformierakond, kui Jüri Ratas ei saanud samal päeval tulla Riigikogu ette ja lükkas selle edasi, ma ei mäleta, kas päeva või 2, 1 päeva vist. Ja siis oli Reformierakond opositsioonis oleva erakonnana täiesti marus, trampis jalgu siin ja süüdistas peaministrit Riigikogu alandamises ja ignoreerimises. Nüüd me näeme siis Reformierakonna poolt täpselt sama käitumist ja teie käitumine praegu ei ole ka kõige soliidsem. Te ei anna meile vastuseid ja te keeldute võtmast ühendust peaministriga, et parlamendi liikmed saaksid veenduda, et peaminister ei ole pohmellis, vastutusvõimetu, haige, riigist põgenenud või mis iganes. Palun tehke see kõne ära. Kui Kaja Kallas ei vasta, helistage Riigikantseleisse. Seal keegi ikka on, kes vastab, kes läheb ja vaatab oma silmaga üle. Jah, peaminister on elus ja terve ja esitab küsimuse, millal ta tuleb parlamenti ja siis te edastate meile selle. Aitäh. Head kolleegid, veel kord, ma arvan, et on teemade ring ammendunud ja mis puudutab peaministri seisundit, siis kindlasti, kui peaministril peaks olema mingit tööd takistav asjaolu, siis Riigikogu juhatus, eelkõige Riigikogu esimees, saab sellest viivitamata teada. Kuna uusi teematõstatus ei ole, siis ma arvan, need, kes on 3 praegu registreerinud, on 3 viimast protseduurilist, siis me läheme päevakorra juurde, et mitte hoida kinni siin teist valitsuse liiget, välisministrit ja meie kuulajaid teisel pool ekraani diplomaatilise korpuse näol. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Kas ma saan õieti aru teie keeldumisest, et teie Riigikogu aseesimehe ja istungi juhataja keeldute praegu täitmas parlamendi soovi? Aitäh. Aitäh. Ma juhin Riigikogu istungit vastavalt meie kinnitatud päevakorrale. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Ma tahaksin siin tõesti korrigeerida. Mart Helme ütles, et täpselt samasugust käitumist me näeme. Minu hinnangul me näeme täpselt vastupidist käitumist eelmise peaministri käitumisjoonisele, mis puudutas dialoogi rahvaesindusega kõige olulisemas riiklikus küsimuses. Ja vaadake, probleem või pinge, mis on esile kerkinud, loomulikult on ju parlamendiliikmete üleskutset tuvastada peaministri asukohta nõnda, see on ju tegelikult iroonias väljenduv protest. Et parlamentaarne kultuur eeldab dialoogi,
olulistes küsimustes ja ühisosa otsimist. Ja kui opositsiooni poolt tuntakse, et parlamendi tasemel ei ole väljundit kõige kõsisema küsimuse käsitlemiseks või tagasisidet ei ole, siis see kutsub esile protesti ja töö takistamise. Aga see töö takistamise algpõhjus ei peitu mitte selles, et ei soovita arutada oluliselt tähtsa küsimusena välispoliitika arengukava, vaid see põltub selles, et ei ole tegelikult dialoogi vormi. Ja minu üleskutse oleks küll koalitsiooni poolele fraktsioonijuhtide tasemel otsida seda dialoogi, sest siin me peame ka Eesti rahvale andma signaali ühisosa leidmisest ja sellest, et Eesti on parlamentaarne riik ja parlament peab olema informeeritud. Parlament ei saa olla kotis küsimustes, mis puudutab kõige tähtsamaid küsimusi rahva tervisest ja riigi hakkama saamisest selle epideemiaga. Aitäh! Härra Reinsalu, ma tänan. Teie sõnaosavus teeb teile au, aga veel kord juhin tähelepanu, et me eile kinnitasime Riigikogu päevakorra, mismoodi me sellel nädalal töötame ja samamoodi me leppisime ka kokku, et kui Riigikogu esimees seda kinnitas, et kui peaminister avaldab soovi tulla meie ette sellel nädalal, siis me viivitamata selle võimaluse ka leiame ja ma arvan, et nii nagu ma mõned minutid tagasi ütlesin, siis nüüd viimane küsimus Peeter Ernitsale ja siis me läheme välispoliitika arutelu juurde. Aitäh, Peeter Ernits, palun. Jah, aitäh. Ma arvan, et see ei ole kindlasti viimane küsimus ja lugupeetud suursaadikud, kes te jälgite ja ootate Eesti välispoliitika arutelu, aga te näete, kuidas Eesti riigis, kus on Euroopa 5. tasemel juba järjekorras koroonaoht, vabariigi peaminister väldib seadusandjat, parlamenti, ei suhtle asepresidendi sisulise Riigikogu esimehega ja minu küsimus on see, et või ettepanek, palun siiski võtame vaheaja ja teeme asja selgeks. Enne see asi ei ole mõtet kuulata lugupeetud välisministrit ja lugupeetud suursaadikud. Vaadake, mis toimub siin Euroopa ühes ohtlikumas koroonakoldes täna. Aitäh. Head kolleegid, veel kord me oleme päevakorra kinnitanud ja ma väga loodan, et te mõistate ka Riigikogu austust välisministri suhtes, kes siin ootab oma ettekannet, et me saaksime välispoliitika arutelu pidada. Aga nüüd on viimane registreeritud sõnavõtt Siim Pohlakult ja rohkem ei võta. Hea asespiiker, et te järjest siin muudkui kordate, et läheme päevakorra juurde, et mulle tundub, et te hästi ei mõista ikkagi parlamendi soovi ja kui räägite austusest välisministri vastu, siis eelkõige ootaks ka austust parlamendi vastu peaministrit, et veel kord kordan ka härra Ernitsa ettepanekut, et võtame selle vaheaja ja selgitame välja, millal peaminister tuleb Riigikogu ette olulise teema üle kõnelema, seepärast, et koroonakriisi numbrid kasvavad ja ma arvan, et me ei saa siin ennem seda tänast päevakorda alustada, kui meil on selgus, millal peaminister tuleb. Aitäh! Ma tänan.